Oma kodukohaks me valisime just ise ära sellepärast, et ma ootasin teist last ja meil oli ruumipuudus. Meie elukeskkonnas on muutunud see, et lapsed saavad vabalt väljas mängida ja joosta ja neil on turvaline. Ma ei pea väljas kaasas käima nendega igal hetkel ja siin on lapsi nii palju, et see on igas vanuses, et kui mul on suurem laps on 7-aastane, siis tal on oma punt, kellega mängida ja väiksem laps on peaaegu 3-ne, siis on meil kas või kohe kõrvalt naaber, kes on tema vanune, et saavad koos mängida, et see, et sul tekkis see kogukonna tunne koheselt, et see on see suurim väärtus võib-olla. Sa teed ukse lahti ja lapsed jooksevad välja oma sõprade juurde ja kui sa piisavalt kaua ootad, siis kõnnivad naabrid mööda, kellele sa saad viibata, et tule istume seni kaua terrassi peale ja vaatame, kuidas lapsed mängivad. Või sa satud juhuslikult rääkima mingist teatud retseptist, mingist magustoidust. Järgmine hetk tuleb sul teiselt poolt naabrinaine ja toob sulle ühe kausi täie seda magustoitu. Et me rääkisime ja ma just tegin, et selline hästi kokkuhoidev. Ja ürituste osas me ise oleme Halloweeni peo korraldanud lastele. Meil oli vist siin 17 last ja siis oli munadepühad me tegime egg hunti ja siis meil oli pea 35 last. Kõik tulevad väga ilusti kaasa, et see on tore, et meil on oma grupp ja sa teed üleskutse, inimesed, nad mõtlevad kaasa, nad tahavad kaasa teha, nad löövad kaasa, et hästi toetav on ikkagi igatepidi. Suhtleme nagu kogukonnas loogiline, et kuidagi keskpunktis suhtleme teiste laste vanematega, jagad informatsiooni, mõtled, räägid lastest, räägid muudest muredest. Tulevad läbi, vaatavad, kuidas mängumaja ehitus käib ja siis võtakse maha ja siis lähevad kell 11 ära. Me tegimegi alati lastega koos siis kas muffineid või kooki või midagi, et siis oli samamoodi kõik istusid saare taha rimbi, keerasid varrukad üles ja hakkasid ka küpsetama, et siis oli tegevus, et keegi vaatanud niisama multikat, kuigi meil on ka väga palju kinoõhtuid olnud. Tihtipeale kodus nad väga ei olegi, eriti suve ajal, et nad on lihtsalt kas mänguväljakutel või hoovis. Sest õues on nii palju teha, et eriti kui talv on, siis me ehitame mõne teisisaga neile lumekas kindluse, lossi. Naabrid tegid meile jääpaari. Põhimõtteliselt 2 kuud valmistasid ette, tegid jääpaari ja siis pakkusidki soojemat, kangemat, oleb kaua keegi soovis olla, lapsed lasid liumest alla. Meil siin kui maja taga ongi Kelgumägi, seda me kuidagi vaikselt selle projekti raames juba Liveniga arutasime, oleks tore. Ja kuidagi tekkiski, et reaalselt ongi, et enam suurem osa lapsi on meil maja taga, me enda omad samamoodi jooksevad üles alla päevatsa mäe otsast. Me oleme kindlasti endale uusi sõpru leidnud. Eriti ongi see, et kui lapsed suhtlevad omavahel, siis sa pead ka lapse vanematega suhtlema, et tekiks ka see usaldus, kuhu sa oma laps saadad, kuhu nemad saadavad. Ja ühe perega juba isegi planeerisime koos väljasõitu, et lähme koos peredega. Kõik leiavad üksteist üles ja kutsuvad ka üksteise lapsi kaasa. Ja siis kuidagi tekib sul vahest ka see ootamata tored vabu aja momente ja mis on väga tore. Ma arvan, oma koduste vinge kodu pere, see keskkond, see turvalisus, kõik see kokku. Kui lapsed jooksevad mööda elamist ringi, kui sa oled sinna oma nägemuse pannud sisekujunduse vaates, sul on võimalus unustada uks lahti, see turvatunne siin. Ma näen, et meil siin iseäranis vähemalt on nii palju võimalus ondki tulla ise aidata seda kujundada nullist ja kogukonda kujundada nullist ja mingis mõttes ka aidata seda eest vedada ja teha, et just kõigil tekiks sama tunne, et see on väga hingega ja tore koht, kus olla.